Tere tulemast tagasi minu kanalile, ma olen täiesti nii õnnelik, et võib-olla saan selle video filmida. Ja see tuleb üks hooli video üle pika aja. Mul on päris palju asju kogunenud. Päris paljud nendest asjadest olid ostetud raseduse lõpus, mis oli üks väga raske periood mu elus, ma nüüd tagantjärele saan aru. Ma sain juba siis aru, aga nüüd, nagu kui sul on keisrilõikest taastudes parem olla kui rasedana, siis vist võib öelda, et sul oli ikka päris raske. Et jaa, toddler pluss raseduse viimane finiš. Ei ole kombo, mida soovitada, aga naised saavad kõigega hakkama. Ja siin ma olen 2 nädalat peale sünnitust. Better than ever. Et Noel saab täna 2 nädalaseks. 17.55. Praegu on hommikupoolik 10.15 täpsemalt. Miks ma alati pean hästi täpselt ütlema neid kellaaegusid? Nobody knows. Aga jaa, mul on teile hool ja ma üritan mitte liiga pikalt lobiseda, sellepärast et Noelike magab praegu terassil vankris. Et ma üritan teda õpetada vankris magama, et siis nagu see oleks kõige parem meie jaoks praegu alguses. Ja me vanavanematelt saime kingiks Sleepy Trolli vankrikiigutaja. Mul ei ole, see ei ole mitte mingi koostöö. Ma tean, et paljudel influenceritel on koostöö. Tihti reklaamivad seda Sleepy Trolli, aga ma pean ütlema, et ilma koostööta ma tahan ka reklaamida seda imelist toodet. Et jaa, ta juba läheb päris hästi, see tudumine seal mingi lõika järgmise klipini, kus ta nutab, ärkab üles ja mul läheb video pooleli. Okei, hakkame siis näitama pigem asju, mis mul on siin kogunenud ja ma alustan kõigepealt laste asjadest, siis ma näitan, mis ma olen koju ostnud ja siis ma näitan, mis ma olen endale saanud, sest et see iseloomustab minu mom of two elu ja prioriteetide järjekorda. Okei, just kidding, asi ei ole nii hull. Aga jaa, alustame laste asjadest sellegi poole. Kõigepealt ma tahan näidata sellise poe saadetud pakki nagu Tuidupood Instagramis, minge vaadake või nende kodulehele. Nemad saatsid meile kingiks selle pakki ja ma ei ole täiesti kindel kusjuures, mis siin sees täpselt on. Aga jaa, nagu nende nimi ütleb, siis neil on magamis sellised riided, magamiskotid, swaddle, mähkimistekid ja nii edasi seal poes. Et jaa, teeme selle pakki lahti ja vaatame, mis nad meile proovimiseks saatsid. Et neil oli väga nunnusid ja põnevaid tooteid kodulehel, ma käisin ise ka vaatamas, aga lõppkokkuvõttes ma saatsin lihtsalt suurused ja natukene on nagu mõned eelistused, aga lõppkokkuvõttes lasen ennast taaskord üllatada, sellepärast et jaa, ma nagu ei suuda valida. Oi, siin on nii palju asju. Okei, siin on, teeme lahti. See on siis tuiduriietus, pidžaama, tuidu onesie ja ta on nagu parematest materjalidest, obviously, 70% bambusest võetud viskoos ja siis on orgaaniline puuvill 30% ja see on siis Noelile ja lukuga, jumal tänatud. Ja siis on siin Björnile matching, oh my god, ma lihtsalt nagu, I can't nagu, mu see ema süda lihtsalt ei suuda, kui neil on mingid matchivad asjad ja nad on nii nunnud koos ja nii edasi, et nad saavad nüüd panna samad tuidukad selga, on lihtsalt liiga palju minu jaoks. Aga vaadake, kui suur see on. Peale seda, kui Noel nagu meie perega liitus, tundub Björn lihtsalt nii suur, nagu täismees. Ta on nii suur, ülearenenud on ta. Nii et tema saab selle suure hiiglase kombe. Okei, need on nii armsad ja see materjal tundub mega mõnus ja ka need on täpselt ühesugused. Nii et ülilahe. Siis on siin veel riideid. Need on ka Noelile kingituseks. 2 podi. Üks on selline nagu sinakas helehall ja teine on tavaline valge ja podid on nii head ja neid läheb nagu kogu aeg vaja ja need on, ma lasin suuruses 62 ja see on siuke bränd nagu Alvi, ühesõnaga, need on ka mingist väga mõnusast materjalist, ma tunnen. Lihtsalt super cute. Ja siis on üks tuiduasi ja üks on see asi,
alustame, nii. Võtan ennast kokku, ma olen väga excited, nagu te aru saate. Aga need on nii ägedad asjad. Siin on igatahes selline asi nagu Ergo Pouch. Ja seda ma olen ise ka vaadanud. On silma jäänud nende Instagramist. Ja see on magamiskott beebile. Ja mul on muidu, nagu ma ütleks, et Noel ja Björn on ülisarnased oma käitumiselt. Nagu mõned erinevused, aga ikkagi nagu ülisarnased beebid. Aga üks asi, mis mulle tundub, et ikkagi ei meeldi, võib-olla Noelile nii väga kui Björnile, on see swadlimine. Talle ei meeldi minu meelest, kui käed on tema kõrval kinni swadletekiga. Talle meeldib vahepeal niimoodi magada täiega. Ja see Ergo Pouchi ma sellepärast vaatasingi, et siin on käed, nad on ikkagi kinni, aga ta saab neid ise liigutada koti sees, näete? Nii et ma olen väga põnevil, et seda testida, et kas talle meeldib see magamiskott rohkem. See on igatahes väga armas ja see on päris paks, ehk siis nagu talvel saab seda kasutada terve talv. Väga cute. Aga nii, loodame siiralt, et jääda mu tellimusele rahule. Ma jäin väga rahule ja tuleb välja, et mul on teile sooduskood. Ma on brain, üks asi on veel ju. See on see ainuke asi, mis ma nagu oskasin öelda, et ma tahaks täiega proovida veel. Aga see turvahälli tekk toode, mis on minust nagu mööda läinud mõlema lapsega, aga nüüd siis, kuidas see lahti käib. Aha. Okei, see tundub mega mõnus. Vaadake, kui cozy. Kui sa lähed lihtsalt pikemale autosõidule ja sa ei taha oma lapsele panna sinna mingi tekki peale, see ei püsi nagu nii, või sa ei taha mingi voksid panna, sellepärast et see on liiga paks. Ideaalne asi! Siin on siis nende rihmade jaoks vajalikud augukesed. Seest on nii pehme ja mulle meeldib see neutraalne hall striped välimus. No mega mõnus asi, kindlalt leiab nagu täiega kasutust. Ja see oli siis kõik päriselt ja ma ütlen lihtsalt suur aitäh Toidupood. Ja mul on nii hea meel teile jagada siis seda sooduskoodi, et see on nii 4 hint ja see annab kogu ostukorvilt -10% ja see kehtib kuni 31.12.22. Saate aru, selle aasta lõpuni on teil võimalus. Teil on aega võtta mõtlemiseks, surfamiseks, te ei pea kiirustama, see ei ole nii kiire pakkumine, nii et jaa. Panen kõik lingid, kõik sooduskoodid nagu alati alla kirjeldusse ja suur aitäh Toidupood. Ma nagu täiesti 100% kindel, et kõik need asjad leiavad kasutust. See oli siis esimene kingitus lapsele. Siis võtame järgmised lapse asjad. Siis mõned asjad ma olen veel kingituseks saanud, mis nagu mõnes mõttes on mõttetu neid nagu hooli panna, sellepärast et ma ei tea, kust need pärinevad täpselt, aga ma tahan ikkagi näidata neid asju, nii et need ei ole nagu otseselt lingitavad tooted, aga mu ema kinkis Noelile siuksed Muumi püksid ja siis Muumi pidžaama. See on nüüd natuke suuremas suuruses, sellepärast need on mul veel kasutamata. Mõned riided, mis ta veel kinkis, mul on juba kasutuses ja mida ma ei saa näidata, need on juba kuskil kas pesukorvis, kas sahtlisse ära pandud, mida iganes, aga minu meelest nii nuinud need Muumi asjad ja kusjuures täna hommikul Björn just natukene vaatas Muumi multikat, aga ja siis on mul veel Titale, eile käis siis Linda külas ja ta tõi ka kingitusi Titale ja minu meelest see tõi nii cute, ma ei tea ka, kust need pärit on, aga ikkagi las ma näitan, on ju. Vaata, see on Nuts About You body ja siis on veel siuke pähkli temaatika komplekt, siuke nagu see waffle materjal laseb kindlasti ülihästi õhku läbi ja need on ka natuke suuremad, need on 6 kuu omad, nii et selles mõttes oli hea, et on midagi tulevikuks. Siis on siin veel viimane asi Noelile. Ei ole viimane. Üks komplekt on veel, aga ma Okaidist sain talle sellise kombeka nagu, ta on lihtsalt nagu lumememm sellega. Ja see on nii pehme, nii cute ja selle ma võtsin ka mingi suurema suuruse, aga see on ka igatahes orgaanilisest puuvillast, aga see
see on siis 3–6 kuud, 59–68 sentimeetrit, põhimõtteliselt varsti ikkagi ma saan juba kasutada seda noelil. Aga see on nii armas, et ma lihtsalt pidin seda ostma, ma just nägin seda Isabella GH stories Instagramis ja siis ma läksin vaatama. Mul oli veel Okaidi kinkekaarti alles, nii et sai soetatud siuke üliarmas lumememme kombe. Viimane asi noelile, päriselt viimane riietusesi on siuke sett H&M-ist ka natukene hilisemaks ajaks, aga mulle meeldivad need dressikomplektid, nii armsad pruunid mummud ja sinine komplekt. How cute, kahju, et Pirni suuruses seda ei olnud. Ma üritan täna hommikul nagu mingi 100 asja teha, ma ärkasin üles, andsin süüa noelile, tegelesin temaga natukene, ma pean teda kaaluma hommikul ja nii edasi protseduurid, jõin oma kohvi, tegelesin Pirniga, ma tahan talle tähelepanu anda, temaga aega veeta. Siis nad läksid pannkooke sööma ja ma pumpasin piima. Siis ma tegin ennast surtu valmis ja nüüd ma filmin seda videot ja see on nagu nii intensiivne, kui kiiresti ma üritan asju teha ja ma tunnen, mul läheb kõht täiega tühjaks, sest süüa ma ei jõua. Aga mul on Pirnile ka riideid, mul on selline Zara jope, puffer. Tal oli ka enne must Zara puffer, mida ta kandis nagu mega palju. Et kui on lihtsalt poodi minek või kuhugi külla või niimoodi, et ei ole plaanis õues mütata, siis mulle meeldib panna tavalised riided ja jope, nagu meil endal. Nii et ja, see leiab kindlasti üli palju kasutust. Aga kui tahan ikkagi praegu minna õues ei viitsi nagu alati panna neid vihmapükse ja vihmajopet, siis ma ostsin talle ikkagi kombe. Ka Zarast, aga issand, see on nii mingi kokku kleepunud. Aga sellise halli neutraalse kombe. Tal on hallid kummikud ka. Nii et selles mõttes sobivad hästi kokku, aga oh god. Nii, igatahes selline helkuritega ja nii edasi, et ja mulle väga meeldib. Ja see on kõik mulastele. Järgmisena ma näitan siis koduasju. Eile Mikkeis tõi selle paki ära, ma üritan mitte näidata oma aadressi ja mingi asju. Loodan, et ei ole näha. Aga see on ka kingitus mulle nii lahkelt ja ma olen väga põnevil, et näha seda. Selle ettevõtte nimi on Linn Design Y-ga. Nemad teevad igasugu kujundusi, et nad teevad pulmakutseid, pulmadekoratsioone, personaalseid postreid ja nii. Aga see, mis mina nagu ise olen ka vaadanud, on need beebipostrid ja just need nad saatsid meile. Nii et vaatame. Ka neil on teile sooduskood. Ma ütlen teile kohe selle. Sooduskood on Ninel15 ja see annab lausa 15% kõikidelt postritelt ja lingin nende Instagrami alla. See on siis väike ettevõte meil Eestis, väga armas. Aga vaatame siis neid postreid, sest ma olen nii excited. Oh, nii cute. Kui armsad. Et ma sain ise valida selle välimuse ja selle tooni. Ja need on ühesugused. Et nagu te aru saate, siin on sünnikuupäev, pikkus, kaal, kellaaeg. Aga ja, see on siis noeli omad ja need on nii armsad. Need on tõesti nii armsad. Ma pean nagunii tellima IKEA-st raame, ma tellin ka nende jaoks IKEA-st raamid ja kuna need on nii nunnud, ma nagu otsustasin, et ma vaatan, millised need on. Aga kuna need on nii armsad, siis me paneme need elutuppa täiesti. Sellepärast, et ja, mul on plaan nagunii tuua meist fotosid rohkem elutuppa ja need postrid ka sobivad nii hästi, et sellepärast ma valisingi selle neutraalse beežika tooni ja tõesti super armsad, väga suur aitäh Linn Design selle mega nunnu kingi eest. Ma panin nad praegu siia tagasi ja siis, mis mul on veel koju, on Sinsai. Ma ei tea, ma olen avastanud Sinsai kodutooted just. Need on nagu mega lahe valik, seal igasugu asju. Ja ma ostsin sellised 2 nagu Borg materjalist,
3 porgmaterjalist hoiukorvi, kuhu panna mingeid asju, näiteks titeasju, mis mul vaja tassida kogu aeg kaasas, aga need näevad veits viisakamad välja, et ma saan panna siia vibesid, mähkmed, kreemid, asjad, et need ei ole lihtsalt nagu laiali, vaid nad on siin korvis ja ma veel täpselt ei tea, mis ma igasse korvi panen, aga küll need kasutust leiavad. Ja sellised cute porgmaterjalist hoiukorvid, ma ütleks nagu run, don't walk to Sinsai home. Et see on igast ägedaid jõuluasju ja seal on lihtsalt palju soodsamad hinnad suht samadele asjadele, mis mingi näiteks on Zara, H&M-i. Ja siis ma ostsin sellise rattan või mis see materjal on, sellise kandiku, sest ma nägin jagas seda müügil 10 € kallimalt, ma ei tea, kas siis kuskilt mujalt ostetud, aga siin oli täpselt samasugune, täpselt sama pildiga. Ja siia sisse ma kavatsen panna valged küünlad. Kui ma leian selle pildi, ma panen selle siia, sest te näete, mis mu see inspiratsiooni allikas on. Aga jah, super cute minu arust. See on tegelikult kõik koduasjadest ja me oleme jõudnud lõpuks minu asjadeni. Unistuste maailmas ma teeksin try on haul'i, aga ma tunnen, ma väsin täiega ära juba. Ma olen täiega väsinud, ma olin alguses nii energiline, blablabla. Ja nüüd ma olen nii väsinud. Et praegu hea on selline periood, aga ka noeli une pärast ma ei julge riskida sellega, et ma teen try on haul'i, et ma pigem näitan lihtsalt asjad ära. Aga kõigepealt mul on selline sügise jakk jalutuskäikudeks ja mänguväljakutel käimiseks ja nii. See, teate küll seda stiili, need on hästi moes. See on siis pikk, mis mulle meeldib ja kapuutsiga, mis on ülioluline minu jaoks ja see on Pull and Bearist. Siis mul on Zara kootud set. I'm a sucker for this kind of things. Kui ma näen selliseid sette, ma alati tahan neid. Selline üliarmas seelik ja siis matching kampsun. Ma mõtlen ka selle peale, et sellised riided on imetamissõbralikud. Et kleite ja asju on praegu raskem kanda, aga siuke set väga cute ja mul on üks set veel Zarast tavaline, aga enne on selline veits nagu Bottega roheline müts Lindexist. Et see, ma arvan, matchib selle musta mütsiga või selle musta jakiga. Ma tahan kanda see müts, must jakk, mustad retuusid ja mu uued uugid, mida ma näitan teile ka. Siis Sinsaist ma ostsin sellised pehmed üliarmsad sussid koju. Hoolidega on see tüütu asjad, ma olen nagu kogunud neid asju ja lihtsalt ootanud, kuni ma saan neid kanda nagu. Ja nüüd lõpuks ma saan neid jalga panna, need on nii pehmed ja nii nunnud ja nii mõnusad. Ma olen täiega sussi inimene, ma ei käi nagu, ei meeldi palju jalu käia kodus. Siis Lindexist veel ma sain sellise Borg nokamütsi. Minu arust üliarmas, ma olen sellist täpselt tahtnud ja see oli veel allahinnatud lisaks kõigele. Ja for my mom life ma ostsin ka värske dressikomplekti Reservedist. Et see oli siis, kui Karinil oli jälle mingi kood, ma kasutasin võimalust ja tellisin valge dressikomplekti. Mul on wishlistis olnud see ülipika aega, et ma tahan valget dressikomplekti, täpselt sellist. Dressipüksid on nagu nad on, aga ma tahtsin just sellise pusaga, et oleks üle pea ja kapuutsiga, mitte lukuga. Ja siuke oversized. Väga cute ja ma ostsin Reservedist veel ühe seeliku ka. See on minu arust nagu nii arvas. Või nagu nii lahe pigem isegi. Aga millal see mulle selga mahab? Nobody knows. Sest praegu mulle ei mahu selga veel sellised asjad. Ma just mõtlesin, et peale Björni sündis oktoobri lõpus. Mul mahtusid teksad esimest korda jalga detsembris. Aga nagu olgem ausad, ma olin nagu mingi sinna teksades, nagu ma surusin need teksad endale jalga detsembris. Ma olin nagu mingi sausage nendes. Igalt poolt spillis üle asju. Et ole näha, millal ma seekord võib-olla taaskord detsembris ja juba paremini, sest siis on 6 aega rohkem olnud aega taastuda. Aga me jõuamegi selles teise Zara setini nüüd. See on selline roosa, see on nagu veel rohkem minulik. Ja see on natukene rohkem cropped kampsun. Hästi mõnus nagu lõikega. Ja see seelik on ka teistsuguse lõikega, et see on lihtsalt siuke pigem nagu rohkem sirge. See teine oli siuke A-lõikega rohkem.
aga jah, siuke set ka Saarast minu meelest nii cute ja see lihtsalt nagu karjus mu nime. Ninel, mul on vaja sinuga koju tulla. Ma olin nagu, kes olen mina, et öelda ei. Aga viimane, aga last but not least on siis mu uugid. Ma nägin neid TikTokis ja ma tellisin need ära endale nagu push presentiks, kuigi ma otseselt ei pushinud, aga ma ei tea, ma ütlen ikka push present selle kohta. From me to me. Ja need on siis need platvormuugid, mis nagu sellest hetkest, kui ma tellisin need ära, mingi plahvatus toimus ja need on nüüd igal pool. Tada! Ma võtsin siis selle pikema säärega, sest ma tahan kanda nagu retuusidega, nagu ma rääkisin, ja see look nagu. Mul on see vision, mu sõbrannale Hannele me tellisime ka platvormuugid, aga need ultraminid, ehk siis madalama äärega ja ma olin täiega kahe vahel nagu kumbasid ma ise tahaks. Aga ma jäin ikkagi endale kindlaks, et ma võtan need. Ja need on nii armsad, need on nii mugavad. Ma olen forever uug girl olnud, ma arvan, et ma ei tea mitu paari uuge ma olen oma elus ära kandnud. Nüüd on siis moes platvormuugid ja ma olen nagu selline, et kui on midagi platvormi, siis see tundub jälle nagu siuke asi, et ma pean need saama. Ja need on siis minu uued uugid ja nagu ma panin TikToki neist, siis mom of two, but make it fashion. I'm gonna be a cool mom. Ja see oli kõik, mis mul oli teile näidata siin hoolis. Väga-väga palju asju minu arust, et mingi aeg ma ei shoppanud üldse ja siis natukene läksin nagu hulluks. No tegelikult need on nagu pikema aja jooksul kogunenud ka ja tükk aega jälle hooli ei tule. Aga ja natukene sai shopatud, natukene. Ma loodan, et oli põnev, äkki leidsite midagi siit. Panen nii palju linke alla, kui vähegi saan ja siis sa telli, likei, kommenteeri, kui vähegi viitsid, jälgi mind Instas ja TikTokis ja me näeme juba järgmises videos. Mul on nii hea meel olla tagasi. Ciao!